linnu moodi lendama loodi, lendu siis tõusen ka. Tultuhast leidma ja seda hoidma, sündisin teadmata. Kuid ajaring ma selleses sirgun, teadjamaks virgun vahest ka. Käin juba ammu, eelkäia sammu, jälgedest rikkas maa. Nüüd võtan kanda kõik, mis sul anda, juur sinu juurtest maa. Võrsuvad puud ja kõrsuvad viljad, nii tõstan sirgu selja. Mina jään hoidma päikese kulda, selle all taevast maad. Metsa ja merd ja mustavat mulda, nii kullakera kandjaks minagi saan. Kõrgemal laega teen kodu taeva, lootvana läidan ta. Tean, kuidas kõues või salapõues lekkida lõpmata. Öövarju eest ta südamest peidan, augadas taeva heida. Mina jään hoidma päikese kulda, selle all taevast maad. Metsa ja merd ja mustavat mulda, nii kullakera kandjaks minagi saan. Mina jään hoidma päikese kulda, selle all taevast maad. Metsa ja merd ja mustavat mulda, nii kullakera kandjaks saan. Mina jään hoidma päikese kulda, selle all taevast maad. Metsa ja merd ja mustavat mulda, nii kullakera kandjaks minagi saan. Vallimäele on jõudnud Järvamaa laulu- ja tantsupeo tuli. Paide linna tuletoojad on Järvamaa kultuurielu edendaja 2016, Tiina Kivimäe, Paide abilinnapea Ülle Leesmaa ning neid saadavad Paide gümnaasiumi 2. klassi tantsujalad. Veel on tuletoodjad Paide vallavolikogu esimees Raivo Raja koos oma kaaskonnaga. Teie ees on poistekoor lauluga Isa ja poja lauluke, juhendaja Malle Nööp. Mida teha selleks, et elu oleks hea? Kes võiks üht-teist öelda, mida mina veel ei tea? Rikkust juurde saama, mis veidike veel pean. Suureks saada, kasvatab mu peas. Peab mu poiss, see aeg tuleb peab. Meetrit pool veel kasvama peab. Kui ma suureks sirgun, siis diplomi ma saan. Mis tuleb edasi, on selle kohta plaan. Suvemaja Pärnusse ehitan siis ma. Mootoriga purjepaadi ostan muide ka. Ei me ette tea, mis elu tuua võib. Mina tean, Peab, see tuleb kindlalt kõik. see tuleb kõik. See külm elu siiski saatma jääb. Saatma jääb, saatma jääb, saatma jääb. Naise võtan kauni ja lapsed tulevad. Hea, kui tuleks kaksikud ja poisid mõlemad.
ja mängis Miku vanniga, püüdis konni vanniga. Mängis Miku vanniga, püüdis konni vanniga. Mängis Miku vanniga, püüdis konni vanniga. Tulevasest tunnis need avasilmi unne, mõnikord ka siis, kui käimas tähtis koolitund. Paljud kooliained neid huvitagi mind, säkud muudkui sügenevad koerust teha ind. Ülene verimäes saab naine vahuta, Tahan vajab õiget meest, ei veri kohuta. kui armas koduroon, mis ühel päeval maha jääb, kahjuks mõne see meelest läheb, meelest läheb. Mida teha selleks, et elu oleks hea? Kes võiks üksteist öelda, mida mina veel ei tea? Tarkust juurde saama vist veidike veel peab, siis võiks saada suureks, nii tugevaks ja heaks. Muuta elu uueks, nii mugavaks ja heaks. Mugavaks ja heaks. Meid on tervitama tulnud Paide abilinnapea Ülle Leesmaa, Paide vallavolikogu esimees Raivo Raja ja Roosna Alliku abivallavanem Anni Alev. Tere õhtust kõigile! Meid on täna tervitama tulnud Järvamaa laulu- ja tantsupeo Tuli. See tuli süüdati eile meie kultuurihiies. Seda tuld on hoitud ja kantud. See tuli jõuab täna läbi kõikide Järvamaa omavalitsuste Türile. Kaunistagu see tuli ka täna siin meie pidu. Ilusat piduõhtut! Armas rahvas, toome oma väikese seltskonnaga tulesoojust ja tulepaistet läbi Paide valla tarbija väikse kooli juurest, mis on meie väga armas. Meid saadeti eraselt muusikasaatel ja on ju nii, et tuli alati ühendab. Tulega oleme oma vabaduse võitnud, tulega me oleme laulnud ja tuli on sümbol, millega elada me ei saa. Ja selle tulega me liigume siit Paidest Türile lauluplatsi peale ja kindlasti ootame teid ka kõiki, et homme jälle olla seal tule all ja tunda ennast ühtsena ja vabana omal maal. Tervitus teile veel kord meie poolt ja näeme homme. Ja luban teile, et me viime selle tule ilusti hoitult edasi täna Türile. Tere õhtust! Ka Roosna Alliku jõudis siiski kohale, küll väikeste viperdustega, kuid siiski. Meid saatis ära siis lasteaia lõpupidu, nii et kõik need 7-aastased, kes on koolitööd alustamas, lehvitasid rõõmsalt tulele ja ühe väiksema võtsime kaasa ka. Nii et lubame ka Roosna Alliku poolt selle tule hea seltskonnaga koos Paide valla ja Paide linnaga Türile ära viia ja ootame kõiki homme peole. Aitäh! Maakonna laulu- ja tantsupeo tuleauks tantsib rahvatantsurühm Keerutajad 1, kes osalesid ka koolinoorte laulu- ja tantsupeo Mina jään tule süütamisel Kurgjal. Esitamisele tuleb Heidi Helen Truugi ja Ingre Tammiku omaloominguline tants Talle järele. Ja maagiline pilk, värvi lõhnab tervet tänavat täis ja nii ta meie maailma maalimas käib ja me vaatame.
ja nüüd minu maailm värve on täis ja nii ta meie maailma maalimas käib ja me vaatame talle järele. Vaatame talle järele ja me vaatame talle järele ja see on kunst, mis jääb taast järele ja me vaatame talle järele ja see on kunst, mis jääb taast järele. 1, 2, 3 ja sealt tema läheb ja tal on kuldsed juuksed ja maagiline pilk. Värvilõhnad tervet tänav on täis ja nii ta meie maailma maalimas käib ja me vaatame talle järele. Vaatame talle järele ja me vaatame talle järele ja see on kunst, mis jääb taast järele ja me vaatame talle järele ja see on kunst, mis jääb taast järele. 1, 2, 3 mustvalge näis, kuni pintsel minustki üle siis käis ja nüüd minu maailm värve on täis ja nii ta meie maailma maalimas käib. Nüüd minu maailm värve on täis, maailm värve on täis. Nüüd minu maailm värve on täis, maailm värve on täis. Nüüd minu maailm värve on täis, maailm värve on täis. Nüüd minu maailm värve on täis, maailm värviline näib. Palun sõnavõtuks lavale Järvamaa kultuurielu edendaja 2016 Tiina Kivimäe. Tere sõbrad, mul on suur rõõm ja suur au olla oma mehe ja oma tütre kooliõdede ja vendadega ühel peol. See tuli siin minu käes läheb minu noorte sõprade hea hoole all Türile ja annab sellele homsele Järvamaa laulu- ja tantsupeole vunki juurde. Aga et teie pidu siin särtsu juurde saaks, siis ma palun keerutajatest need lapsed, kes tulega oskavad heelalt ümber käia, minu juurde tulla ja süüdata meie täna õhtune peotuli siin. Nüüd on meie ees segakoor lauluga Oh laula ja hõiska. Oh laula ja hõiska, sest lauluaeg on käes, su priiuse kõlase helise kuves. Kõik mure ja häda puudusta sa nüüd ja süüdad sul täiku üks päivis rõõm ja hüüd. Mis maksab sulle muretsus, mis kaasud saadab kurvastust, et kui sul ikka alati üks aiap on suus. Kui aga pea saadad sa kõik mured ära minema ja ajad hingest, mis sulle vaeva teeb, siis kõik sul hästi korda läheb, sest mulle sa ja ikka lauluga sa elulahust ja väärenda ja mõtle järele, eks ole tõsise, et muure tarvis sind ei loodud ilmale, kui oled õige
meie ette tuleb esimese klassi rahvatantsurühm tantsuga On meie keskel suvi. Teile esineb teise klassi rahvatantsurühm tantsuga Oravake. Nii, paistab, et meie ratturid on valmis saanud ja valmis Türi poole minema maakonna laulu- ja tantsupeo tuld viima. Lehvitame neile kõigile, ilusat teed teile! Ühel ilusal kevadpäeval hakkas Christopher Robin ära minema. Keegi ei teadnud, miks ta läheb või kuhu ta läheb.
keegi ei teadnud isegi seda, kust nad teavad, et Christopher Robin üldse ära läheb. Aga nii või teisiti tundsid metsas kõik, et nüüd lõpuks see tund ikkagi tuleb ja ta läheb ära. Metsaelanikud otsustasid, et Christopher Robinile peaks tegema ühe luuletuse. Üheskoos otsustati, et Iiah kirjutab selle valmis ja kõik koos loevad selle ette. Laval on mudilaskoor Viisikamber lauluga Lööb suvelaulu rohutirts. Viisikambriga liitub mudilaskoor Päikseke. Nad koos laulavad laulu Uhti, uhti, uhkesti. Ei saa üle ema jõest, öömal nõudlid kallist
Christopher Robin kohtus metsas sõpradega, kes kõik olid kuidagi kohmetud ja õnnetu näoga. Poiss vaatas seda nihelevalt kampa ja ootas, mida talle öelda taheti. Kõik vaatasid üksteisele otsa ning müksasid ja togisid teineteist. Lõpuks astus Iiah ette, surus Christopher Robinile luuletuse pihku, keeras kannalt ringi ning kiirustas minema. Isegi teadmata miks, hakkasid ka kõik teised eemale nihkuma. Ja kui Christopher Robin viimaks luuletuse lugemisega lõpule jõudis ning pilgu üles tõstis, et aitäh öelda, oli ainult Puhh üksi veel sinna jäänud. Teie ees on 3.–4. klassi rahvatantsurühm Tantsujalad, Ojake. Vesiojakeses vaikselt puliseb ta endal laulu laulab, laulab uniselt ta vahtu tekitab on külm. Ta päikest peegeldab on külm. Üle kivide ja metaste vesi vaikselt pehmelt voolab. Ta väga rahulik on külm. Ta väga rahulik on külm. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Vesiojakeses vaikselt puliseb ta endal laulu laulab, laulab uniselt. Ta vahtu tekitab on külm, ta päikest peegeldab on külm. Vaikselt pehmelt voolab, ta väga rahulik on külm, ta väga rahulik on külm. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Iga vesi jõuab ükskord jõkke, ta selleks ületab kõik tõkked, kuid varsti hoia tahab tagasi, ta oma koju tahab tagasi. Teile esineb 11. klass võimlemispeo võitnud tantsuga Aiele Hõim.
Teile esineb 5. klassi rahvatantsurühm Kabujalakesed Nälja Mihkel. Näljal polnud näha ruumi, näljal polnud näha ruumi. Ronis teise talu poole, ronis teise talu poole. Seal oli perenaine noorukene, peremees aga peenike. Perenaine noorukene, peremees aga peenike. Eida koodiga kõmmutandega veske koojas kohmitsend. Eida koodiga kõmmutandega veske koojas kohmitsend. Seppi paajas paugutandega tuua nurkas nokitsen. Seppi paajas paugutandega tuua nurkas nokitsen. Nälg leidis auku ahju alta, parsilt paaras peidu paika. Leidis auku ahju alta, parsilt paaras peidu paika. Seal ta istus, irvitas ja pere aga naist ta näägutas. Seal ta istus, irvitas ja pere naist ta näägutas. Perenaine noorukene, perenaine noorukene, avas aga sahvri salvekese, paotas keldri vääraje. Avas sahvri salvekese, paotas keldri vääraje. Ei ta leidnud saunast sinki, keldris silgu tünnigi. Ei ta leidnud saunast sinki, keldris silgu tünnigi. Sahvri sein oli kopitand ja leivakoor oli hallitand. Sahvri sein oli kopitand ja leivakoor oli hallitand. Nälg aga nalja naerutas ja pererahvast näljutas. Nälg aga nalja naerutas ja pererahvast näljutas. Christopher Robin pistis luuletuse tasku, tänas Puhhi ja palus tal endaga kaasa tulla. Puhh proovis uurida, mis teda nüüd ees ootab. Kuid Christopher Robin vaikis. Nad kõmpisid edasi ning mõtlesid maast ja ilmast, kuni jõudsid metsa kõige kõrgemasse kohta. Christopher Robin teadis, et see paik on võlutud ja seepärast polnud ka maa seal niisugune nagu mujal metsas. Maad kattis ilus roheline muru ja seal istudes võis näha kogu laia maailma enda ümber. Teie ees on väikesed võimlejad kavaga sügise ootus.
Rahvatantsurühm Keerutajad 2, Kadrid, Mardid. Kadrilaulu, kadritantsu, valged rõivad hüll. Kavalasti kaunid valged kadrimaski all. Inimestel õnne tuua mõistatuste kaudu. Ait ja sahver täis ja tarre rikkaid lookaslaudu. Mart aga tuleb uksele, koputab tooma õnne osavam, seda toetab tantsusammu. Kadri sant, mis Kadri ant, oled hiljaks jäänud sa Mardi tammu hoovis ja ära hakka proovima. Värten veereb purisedes Kadri sandi suul. Kadri tantsu samme tehes kasvab Kadri hool. Kadri kosub Kadri käsul, see on Kadri hand. Meele head, kui talle jätta pole uutust. Mart aga tuleb uksele, koputab tooma õnne osavam, seda toetab tantsusammu. Kadri sant, mis Kadri ant, oled hiljaks jäänud Mardi tammu hoovis ja ära hakka proovima. Pole vaja, ei ole vaja tüüli või tappelust, sant jooksmas käia on puhas rõõm ja elulust. Mardid on targad ja Kadrid on ilusad, pole miskit kosta, nad õnne tuua oskavad. Võtame kätest ja tantsime hoolega targasti, aitame sandikest. Mardid on mõnusad, Kadrid on kaunid ja pole miskit kosta, nad õnne tuua oskavad. Suured võimlejad, jäälille mäng. Kus laotab, kutsub ja kaotab aknale lilli küll. Ärgata aitab, piirab ja paitab, vaikne karge hingatan aknale
noorte segarühmad Südameke ning Siuh ja Viuh Suvetuules. Äkitselt hakkas Christopher Robin Puhhile igasuguseid imelikke asju rääkima. Inimestest, keda ta kuningateks ja kuningannateks kutsuti, kaubaagentidest ja ühest paigast, mille nimi oli Euroopa. Siis veel üksikust saarest keset merd ja sellest, missuguseid kaupu tuleb Brasiiliast. Puhh kuulas teda ning mõtles endamisi, et mida kõike Robin talle võiks jutustada, kui ta nüüd ükskord sealt tagasi tuleb, kuhu ta minema hakkab. Vähehaaval said poisi lood otsa ja ta jäi vakka, istus ja vaatas kogu seda laia maailma ning soovis, et see hetk igavesti kestaks. Ei ole aega oodata, vaikuse
laulis lastekoor ja tantsis neidude rühm Piripiigad. Lastekoorile lisandub segakoor. Ta lendab mesipuu poole. Palun Deja Vu preemiat üle andma õpetaja Anne Toomistu. Tervist kõigile. Deja Vu preemia on selline preemia, mida antakse välja juba aastast 2000, kohe ütlen, palun vabandust, 2011 ja see preemia eesmärk on selline, et innustada, julgustada, motiveerida neid noori, kes tegelevad vokaalmuusikaga, laulavad ja kes teevad seda väga hästi. Ja selle preemia panid välja meie kooli vilistlased, kes laulsid kunagi ansamblis, meesansamblis Deja Vu. Ja esimese preemia 2001. aastal sai Robin Oja, kes täna on 12. klassis. Ja veel on pälvinud segakoor selle preemia. Järgmisel aastal vilistlased juba Mari-Liis Einma, Paula Kivimäe, Erik Mikussaar, Paide gümnaasiumi lastekoor. Aga täna, kes saab täna? Täna on selle preemia laureaat väga armas, väga musikaalne, hästi laulev ja edukalt esineja Egert Niinep, 5. klassi õpilane. Egert, palun siia. Ma ütlen ühe asja veel. Esimest korda meie vilistlased otsustasid selle preemia rahasummat suurendada, see on 100 eurot.
nii, veel üks suur aplaus Egertile. Kõigil täna laval esinenud abiturientidel palun lavale tulla. Ja tulge nüüd reipamalt siia ette, sirgesse rivisse. Ja Südameke ja Piripiigad palun nende selja taha. Astuge samm ettepoole, siis mahuvad teised ka. Nii, need on siis need noored, kes meid on mitu head aastat rõõmustanud ja nüüd siis mujale lähevad. Nii et õpetaja Anne, palun, sinu kord. Ma tänan kõigepealt neid noori, kes selles abiturientide rivis on laulnud palju aastaid ja 3 viimast aastat segakooris. Ja neid sellel aastal ei olegi 10 ega 12, vaid 3. Ja astuge ette Frank Ennert, Robin ja suur aplaus neile. Robin on see, kes on kunagi Déjà Vu preemia saanud, on kogu aeg laulnud. Sel aastal aitäh, Robin, et tulid appi meile. Ja ma ei tea kohusetundlikumat ja mõnusamat meest kui see, mul meenuvad kohe eraldi individuaalproovid reedeti häälepartii õppimisel ja ta oli alati kohal. Ja üks neiu on Jane Ratik, kes täna vist minu meelest alates Mudilast koorist, ma mäletan lastekooris, kui me tegime kokkuvõtteid, palju tema proovist puudunud on, siis tema oli ainus laulja, kes ei puudunud kunagi ja täna esimest korda puudub väga tähtsal põhjusel. Tal on tantsufestivalil üks peategelasi Tallinnas ja täna teda ei ole, aga palju õnne Jane Ratikule ka. Nii, ja siis meie Mallega sooviksime siis tänada kõiki tantsijaid, nii neidude rühmast kui siis Südamekesest. Mõnega me oleme siis juba päris mitu head aastat koos töötanud. Ja mõnega vähem, mõnega rohkem. Oli väga meeleolukas aeg, ma arvan. Ja me väga loodame, et te kõik tantsite sügisest kuskil Tallinna, Tartu, Viljandi, Pärnu, kuhu iganes te lähete rühmas edasi, sest et te olete väga andekad. Ja palun meie tänukaardid siis tüdrukutel poistel üle anda. Ja seal tänukaartide peal on igasuguseid lahedaid kilde, mida nad on ise trennis öelnud, aga eks nad siis kodus loevad, kuidas selle asjaga on. Palun siia ette kõik tänased juhendajad, kes siis neid noori on juhendanud. Te võite seista seal, ärge jookske kuskile. Malle Nööp, Krista Rikk, Anne Toomistu, Kerli Graubner, Reelika Johanson ja Liili Filippov. Tulge reipalt, õpetajad. Aplaus, võimlejad tulevad, reipa sammuga sealt keskelt, need on meie võimlejate juhendajad. Ja palun ka õpetajatele tänukirjad üle anda. Ma väga tänan, jah. Nii, te võite oma asjad käest ära panna kuskile mitte põrandale, sinna ääre peale näiteks. Ja tulebki meie kevadkontserdi viimane lugu, mida siis abituriendid saavad siis tantsida viimast korda Paide gümnaasiumi kevadkontserdil. Laval on noorte segarühmad Südameke, Siuh-Viuh
ja kõik lauljad lavale. Solistid Heidi-Helen Truug ja Rauno Uusler ning kohe varsti hakkab kõlama Tulitilgad. Korra katkestas Christopher Robin vaikuse ja küsis, et kas Puhh plaanib kunagi veel siia tagasi tulla. Ise teotades, et teda näeb siin imelises paigas kindlasti veel. Ta palus, et Puhh teda mitte kunagi ei unustaks, isegi siis, kui ta on 100-aastane. Puhh noogutas. Silmad ikka veel kaugusse vahtimas, sirutas Christopher Robin käe ning otsis üles Puhhi käpa. Nad tõusid, vaikides püsti ja seadsid end minema. Ööpigisuline päikest peidab, öötuim ja tume see varje heidab, kuis tema tumedas valgust leidab, kui vaevu tean veel hinge hoida, murdub kas jää või süda siis. Kuid minus midagi huikab, see süda sügaval kuumab, tuikab, kui tulitilgana annab aimu varjude vahel ka meis on vaimu. Murdub kas jää või süda siis. Kelluke tuikavad tuld, ka minus on jõud. Kuhu Christopher Robin ja Puhh eales ei läheks ja mis nendega tee peal iganes ei juhtuks, tolles võlutud paigas metsa kõige kõrgemal künkal mängib ikka üks väike poiss ja alati oma armsa karuga. Ilusat koduteed teile!